tere ja aitäh sulle, kes sa täna laupäevasel päeval tulid siia kuulama siis Kristo inspireerivat kogemuslugu, ma ütleksin edulugu lausa. Ja tänase siis webinari või siis kogemusloo jagamise korraldajaks on Fookuspunkt. Mina olen siis Kerli Siimanson ja olengi Fookuspunkti asutaja ja eestvedaja. Ja Fookuspunkti missiooniks on siis teadlikkuse tõstmine sõltuvuste teemal ja eelkõige just kaassõltlase toetamine. Ja kuidas me seda teeme? Teemegi siis seda läbi veebiseminaride, läbi töötubade, koolituste ja kogemuslugude jagamise. Ja et olen ka ise loonud oma kogemuse baasil siis 4-nädalase kursuse kaassõltuvusest iseolemisse. Et kui kellelgi on huvi, siis Fookuspunkti kodulehelt saab selle kohta rohkem vaadata. Aga täna oleme siin siis kuulamas Kristo lugu. Kristo on siis 38-aastane noor mees, võib öelda, kes on siis umbes 20 aastat oma elust ära põletanud siis alkoholi ja narkootikumidega, kellel on kogemuste pagasis siis kaassõltlase kogemus, sõltlase kogemus ja sellest kõigest siis tervenemise teekond ka. Ja täna siis Kristo elab täiesti tavalist inimese elu, läheb hästi. On nii, rääkisin õigesti. Tere, Kristo. Tere, Kerli. Ja Millega sa täna tegeled meil? täna ma hetkel tegelen sellega, et käin koolis, ehk siis õhtukoolis lõpetan keskkooli, olen vabatahtlik päästja ja elan rahulikku pereelu. Ja ka seoses sellega, et kolisin siis Tartusse, et siis ka otsin tööd nagu. Et sellised uued algused, uus See, töökoht, see, õpingud, see on täiesti uus algus, täiesti uus leht nagu. põnevad ajad ja näha on, et sa oled ise hästi entusiastlik ja selline põnevil, eks. Silm särab. Aga see ei ole alati nii olnud, eks ole, et räägime võib-olla natuke siis sellest lapseea ajast ka, et sa oled olnud tegelikult ju suure osa oma ajast ka selle kaassõltlase rollis. Et alustame võib-olla päris alguses siis, et räägi oma perest. Palju teid seal peres oli, kus te elasite või ei pea nagu kohta ütlema, aga üldiselt, et kuidas teil oli siis elu? Ma elasin sellises väikses kohas nagu Pärnumaal on selline Vändra lähedal on Suure küla, sihuke pisike koht ja maapoiss siis ütleme. Ja mul on 6 õde on ja 1 vend. Ja too aeg, kui ma ise väike olin, siis ema ja isa olid ikka olemas, eks. Ja elasime oma majas seal. Et nii palju, kui sellest ajast mäletab, siis alguses tundub ikka kõik tore ja ilus olevat. Aga jah, see muutus mingi hetk. Et isale meeldis loomulikult palju alkoholi tarvitada. Sealjuures käis ka vägivald, eks, ema suhtes. Ja selline see elu seal oli, et ega ta nagu väga kiita ei olnud, et palju käis külas meil, õnneks olid vanaisad ja vanaemad, eks. Nende nägemine oli alati rõõm, tädid samamoodi käisid. Et aga noh, mis seal ikka, et see elu nagu selline ta on, et seal oli, et see küla iseenesest nagu, kes teavad, seal on, vanemad töötasid meil laudas, on ju. Seal on teatavasti käib see töö öösiti ka ja nii edasi, et palju olime üksinda kodus ka. Ja selline
hirm või sihuke asi oli kogu aeg nagu, et Nõukogude või ma ei oskagi öelda, see nõukaaegne elu või mis ta on seal, et seal nõukaajal, midagi. et vanemad käisid mitmel kohal tööl hilja, nii et enamus ajast olidki lapsed kuidagi said hakkama omapäi. nojah, ja isa oli ka see väga hea lihunik, siis ütleme niimoodi, et ta nagu tegi seal head tööd nagu ka selle loomatapmisega nagu, et too aeg nagu võis seda kodus teha. Mhm. Ja, aga see kindlasti oli ka, et jah, see hirm ja et isa jõi ja vägivalda, et oli kindlasti ka mingeid helgeid mälestusi, eks ju, lapsepõlvest, et olidki väljaspool pere siis ka mingid tugiisikud sul võib-olla, vanaema, tädi. ja vanaema juures sai päris tihti käidud. Sinna oli alati rõõm minna. Tädide juures samamoodi, et no need olid need inimesed tõesti, kelle juurde oli hea minna, hea meel. Et ma ei tea, kas seal oli siis selline, et miks see meeldis, oli see, et ka võib-olla oli seal rohkem tähelepanu või armastust või ma ei oska öelda. aga ei, isa suhtes samamoodi, ta ei olnud ju kogu aeg selline, et häid mälestusi on ka, et mismoodi ta õpetas mingeid vilepille tegema pajuoksast ja seal üldse, kuidas ütleme siis tööriistu hoida ja kuidas õpetusi tuli, võttis tööle kaasa samamoodi, et see ei olnud nagu kogu aeg selline, Mm. et häid aegu, aga ütlen, kahjuks on nii, et neid häid aegu on kuidagi raske meenutada, et need ei tule meelde. kuidagi ikkagi need teravamalt need traumakohad meeles, eks ju. aga kuidas sa muidu, ma saan aru, et sa oled peres kõige vanem laps, eks ju, et õdede ja vendadega, kuidas teil omavahel suhted olid? kas sa pidid ka olema selline vanema rollis sageli või hoidma neid nooremaid või? vot siin ongi see, et jah, mina olen mm, kõige vanem, eks. Tegelikult meil on poolõde ka, aga me ei ole kunagi kohtunud ega suhelnud. tema on siis isa poolt siis, eks oli. aga me elasime mingi aja niimoodi, et mul oli kaks õde siis. ja see oli, ma nüüd ei oska nüüd aastaid öelda, kui pikalt see oli, nii. aga kui ma ausalt ütlen, siis ma ei mäleta seda, et kas ma olen olnud sellises rollis, et hoida neid või midagi, ilmselt ikka vist. et aga noh, tavalise, need, mis meelde tulevad, on need ainult üksinda olemised, kolmekesi mängimine toas ja ütleme niimoodi siis nagu lolluste tegemine siis. ja mingi aeg läks mööda ja siis tuli juurde õdesid ja vend ka vahepeal. no neid sai kantseldatud küll, aga ütleme niimoodi, et nemad olid enamus ajast ikkagi oma pead, noh. et siis juba hakkasin ise suuremaid, rohkem lolluseid tegema ja polnud nagu väga huvi vaadata. Teismelise elu elama, onju. põhimõtteliselt jah. aga kui tihti siis isa nagu äh, purjus olid, selles mõttes, kas oli periooditi või oli see mingi selline igapäevane nähtus, et pigem siis ikkagi mingi aja tagant ja siis on nagu pikem tsükkel või mismoodi? Alguses, mida väiksem ma olin, seal on, mäletad nagu vähem, et siis olid neid võtmisi, aga ei olnud nagu nii tihti minu arust. et aga ikka oli selliseid olukordi, noh, et kus purjus peaga tuldi koju ja siis hakkas see tüli emaga pihta ja no see, need kaklused ja siuksed. tavaline asi, mis oli ikka see mingisugune ähvardamine mingi enesetappudega ja nii edasi, mis on. aga mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem hakkas olema see, et ta oli iga päev oli hea täis oli. et see juba
tekitas hirmu nagu, kui nägid, et tuleb isa täis on, et siis hakkab jälle see jant pihta kodus. et see mingi aeg läks täiesti hulluks ära, nagu veel hullemaks, kui ta varem oli. aga minu arust see joomine ikka, kui ma täna julgen öelda, et see oli nagu põhimõtteliselt oligi igapäevane jah, sest et midagi seotud ka sellega, et võib-olla tööd ei olnud siis vahepeal või et sai rohkem olla purjus. vot seal oli selline asi ka vist, et see harjumus tuli vist sealt ka, et kuna ta isa tegeles nagu looma tapmise sellega ka, et siis seal käis kogu aeg joomine, noh, see seatapu juures ja nii edasi, et see alkohol, mis lapsena nägid, see muutus nagu nii tavaliseks, et see ongi nagu normaalsus. Aga harva jõi isa kodus nagu sõpradega. Tavaliselt ta oli ikkagi minu arust ära nagu, et Mis need, kui sa mäletad seda või mõtled tagasi sellele ajale, mis need tunded olid põhiliselt sinus, mida sa nagu tundsid, kui see kõik see toimus seal kodus? mina ise äh, konkreetselt üks olukord on meeles, on ikkagi see, et ma olin nagu abitus seisundis, et ma ei saa ema aidata või kaitsta, eks. See oli nagu süütunne sa või? Nojah, et sihuke kurbus on sees ja see hirm kõik, mis tekib nagu, et sul ei ole kuhugi minna ka, sa ei saa, ei oska ja ei tea ju. Väike laps alles see, et mul väga palju neid asju meelde ei tule. Ma ei tea, kas see on sellest, et ise olen teadlikult maha surunud või lihtsalt ei tulegi meelde. Võib-olla ka osa sellest programmist, et sa oled endal need enda jaoks nagu ära lahendanud tegelikult selle, et sa täna siin oled ja saad meiega jagada seda lugu, et see ei ole täna enam nii terav sinu jaoks, et sa ei mäletagi võib-olla kõike enam, onju. Et noh, ikkagi said laps ka sellel ajal. et kodus ütleme jah, et hakkas see elu käima nagu selle järgi, et kui isa purjus on, kuidas ta koju tuleb, kuidas peab käituma. Ja kui ta on kaine, kui tal on pohmell, onju, siis oli teada, et pole mõtet juurde minna, et seal on ainult vihapurse tuleb või mida iganes. Ja mingitel perioodidel oligi see, et kaugelt nägime, et üle põllu isa tuleb, sealt sai aru, et on purjus. Siis kõik kadusime oma tubadesse ära ja ema kadus ära ja hakkas selline ärev ootus pihta, et mis nüüd saama hakkab. Teinekord läks lihtsamini, et läks kohe magama, teinekord ei läinud. Nii hakkas mingi jauramine, kisa ja lõugamine pihta. Siis kindlasti käisid ka koolis, et kas juhtus ka seda, et sa kooli minnes olid magamata või mingid sellised asjad ka on meeles või? Või milline poiss sa üldse olid kooli minnes? Noh, ma mäletan endast, et ma pigem, et oligi need samasugused hästi sarnased kogemused, et pigem selline hästi alalhoidlik ja vaikne ja tahtsin nähtamatu olla. Et kuidas sina nagu ennast tajusid või milline poiss sa olid koolis näiteks? Või oli sul sõpru palju või? Ma ei saa öelda, et palju sõpru oli, aga üldiselt mina mäletan ise samamoodi, et rohkem tagasihoidlik nagu, et ma ei tahtnud nagu kuskile pilti jääda. Minu arust see on siiamaani, et selline tähelepanu ei meeldinud nagu üldse koolis. Aga mõned sõbrad olid, üldiselt mäletan seda ka, et ma hoidsin nagu palju ka omaette, ma ei tea, putitasin mingit jalgratast või käisin kalal üksipäini või kondasin metsas üksinda. et aga jah, et üldiselt noh, koolis ma käisime ikka, põhikool oli seal lähedal, et kool sai nagu selles suhtes käidud, et seal hommikuti sai kooli mindud. Aga ma ei mäleta seda, et
magamata. Mul ei tule meelde praegult, kas võis olla kindlasti mõned ööd, kus ei saanud magada ja hommikuväsinuna kooli sai mindud. No, ma pigem nagu tahtsingi sinna tüürida või sinna jõuda, et missugune laps sa siis olid või kuidas sa nägid ennast või maailma enda ümber, et noh, ma saingi nagu vastuse, et koolis sa pigem olid selline, kes tahtis ka nagu nähtamatu olla, jah, selline tagasihoidlik ja vaikne. Aga millal siis sinul need esimesed sellised proovimised hakkavad, sa nägid ju hästi palju seda pealt, seda alkoholi tarbimist ja suitsetamist, ma saan aru, et see oli nagu täiesti noh, nagu normaalsus on ju, mida sa kogu aeg nägid, et millal sa ise hakkasid siis suitsetama või jooma? Mis vanuses see võis olla või kas sul on meeles nagu miks sa üldse nagu proovisid seda esimest korda? mul oli üks sõber, tänaseks on ta surnud, kelle, kellega koos sai alustatud seda suitsetamist, me käisime ühes klassis. Minu arust see oli, kui ma olin 10-aastane. Kas on 10-aastane, on 4. klassis vist või 3., 4. klass vist jah. Jah. ja, ja tema oli nagu suitsu ja siis sai proovitud. Alguses pahvisid niisama, lõpuks juba oskasid seda õigesti teha. Ja siis ma käisin ka koolis nurga taga suitsetamas vanemate poistega. Algul oli see ikka siis pigem teistega koos on ju? Ja See sobitumise teema või lihtsalt hakkaski meeldima kohe või? et vot see suitsetamisega oligi, ma mäletan, et omast arust tundsid, et oled äge vend, et kui sa teed seda nagu. Ja selle sõbraga koos läks see asi nagu noh, ütleme siis, ta õpetas hästi nagu, kuidas suitsetada. Ütle, aga ütle. jah, aga see oli jah, kuskil 10. eluaastast hakkasid suitsud tulema. Emale jäime vahele ka ja siis me õppisime poistega, kuidas nii suitsetada, et näppudele suitsuhais juurde ei jää ja nii edasi. Ja sul õksub on. jah, et suits tuli päris noorelt ja ikka, aga teised asjad, alkohol alles tuli minu arust, kui ma õigesti mäletan, oli 14 äkki olin või 13. Pidu või lihtsalt prooviti? See päev on mul hästi meeles. see, see ema käest küsisin sõbra juurde ööseks, et me teeme seal, ma ei tea, mingeid süüa ja asju ja tegelikkuses plaanisime ennast täis juua ja too aeg müüdi õllekas siis lahtist õlut ja siis me ostsime seda 2-liitrise Coca-Cola pudelitäie õlut omale. Ja siis Saatsite ikka kellegi ostma ikka neile? jah, Ma mõtlesin, et no igaks juhuks, et võib-olla tõesti müüdi. ei. Ja siis selle sai ära joodud peaaegu poole peale vist ja siis ma hullult palju oksendasin ja nii edasi. Aga mulle hakkas see meeldima ja põhimõtteliselt iga kord, kui mingid peod olid või midagi, siis pidi ikkagi alkoholi saama kuskilt. Kas sa tundsid, et see nagu andis sulle julgust juurde või miks sa arvasid, et või oli see ka selline kambavaim pigem või? No see alkoholi võtmine ikka andis julgust juurde jah. Et siis julgesid ennast väljendada ja julgesid teha asju teiste ees ja julgesid, ma ei tea, tüdrukutes käia või, et see andis julgust jah. Aga alguses siis või noh, millal see nagu probleemiks siis muutuma hakkas, et sa noorena ja 14-aastasena on ju proovisid, hakkasid siis tarvitama, kui nagu pidu pandi, et see ei olnud nagu kogu aeg, et sa oleks hakanud salaja iga päev kuskil nurga taga on ju rüüpama, et see võttis aega ikka enam, kui see nagu kujunes tõsisemaks.
et millal see, kas see võis olla siis, kui sa juba kodust nagu välja kolisid või mis ajal see? tead, jah, see alkohol tuli, siis hakkas nädalavahetustel see joomine pihta. vaata, seal külas oli see ka hästi lihtne, et seal sai salaviina kätte ja salasuitsu kätte ja see mutike müüs meile ja mida iganes seal. ja siis mingi hetkest sai proovitud ka narkootikume, eks. aga probleemiks see, no sinna ikka läks veel aega. no kui ma sain aru, et see tegelikkuses ju, tähendab, ma ei saanud aru, see praegu, kui ma tagantjärgi mõtlen probleemiks, ta sai juba tegelikkuses ju jah, umbes või siis oligi, et kui kodust välja äkki kolisin tõesti, et sest peod käisid nädalavahetuseti, kõik nädalavahetused käisid edasi, tekkisid esimesed võlad ja sellised asjad. kuigi tööl sai käidud, eks, Kas esmaspäevast reedeni. sa kolisid kodust välja siis, kui sa tööle said, et sa said endale nagu eraldi elamise juba siis võimaldada või? meil oli niimoodi, et ma hakkasin ajateenistusse minema ja siis peale seda põhimõtteliselt ma koju ei läinud, siis mul oli üks tüdruksõber, kelle juurde me koos elama hakkasime kohe peale ajateenistust. see oli siis, ma olin äkki, ma võin eksida, aga äkki 19 või 20, midagi sihukest. ja siis, et tööle, kui sain, siis ei, siis ma käitusin ikka väga halvasti edasi, et see käisin tööl, aga ema ei aidanud, elasin ema juures ja jõin raha maha kõik ja käitusin niimoodi. et noh, kool jäi pooleli ja nii edasi. See oli siis enne seda kaitseväge, jah? ja enne ajateenistust oli see, et ajateenistus tuli peale, siis peale seda ma oligi just kuu aega enne ajateenistust tutvusin ühe tüdrukuga. seal hakkas see suhtlemine pihta ja ajateenistuse lõpus siis me kolisime kokku ja ma enam koju ei läinud. Mhm. Kuidas siis oli, et see kooselu ajal ei olnud probleemi siis selle joomisega või hakkas ikkagi siis ka uuesti? oo jaa, siis oli see asi nagu läks järjest hullemaks. ma juba ajateenistuse ajal nagu linnaloal käisin, siis ma olin täis kogu aeg. et ja siis kui me koos elasime, siis käis pidu kogu aeg, no ma ütlen, et kõik nädalavahetused põhimõtteliselt. et esmaspäeva hommiku sõbraga planeerisime juba, kuidas reede pidu panna, mis joogid osta ja nii edasi, et Elukaaslane siis ei olnud selline pidutseja? ei, ta ikka pidutses küll, aga mitte noh, selliselt nagu mina. et mul oli ikka jah, et väga veider oli olla, kui selline, kui nädalavahetusel olid kaine. see oli minu jaoks imelik. No kust see tuli siis sinu ellu, et sa üks hetk läksid missioonidele osalema, et kui sa elasid sellist noh, elumehe elu nii-öelda, panid pidu, käisid tööl, et kuidas sa siis järsku sinna sattusid missioonile? see ajateenistuses tuli see meeldimine sõjaväeelu vastu üldse. et mulle meeldib selline nagu distsipliin ja kord ja kõik siuksed asjad. ja ma tahtsin kohe peale ajateenistust minna, aga mul oli üks tööleping seal ja siis ma ei teinud, ajanud seda asja lõpuni, aga südames ma tundsin, et ma ikkagi tahaks. ja paar aastat olin siis lihtsalt, elasingi seda elu, et käisin tootmistööd tegin ja jõin ja sihukest nagu tühja elu elasin ja siis vaatasin, et Scoutspataljoni otsib sõdureid. kandideerisin ja tegin üldfüüsilise testi ära ja nii läkski. Läksin sinna ja siis põhimõtteliselt aasta lõpuks oli missiooni väljaõpe läbi
see oli siis 2009 aasta. Läksin Afganistanisse ja mulle meeldis see elu nagu too aeg. Ega pidutsemine ja selline asi, kui see käis ikka edasi. Et seal nagu see ei lõppenud. Ja loomulikult oli see ka, mis sinna, ennem seda ma läksin oma elukaaslasest lahku, siis oli juba uus naine ja tundsin, et on nagu päris hea elu nagu, et on tore naine ja töö, mis mulle meeldib ja käisin missioonil ja ühe korra käisin seal missioonil ja nii see elu läks, et ütleme, enda arvates oli hea elu, aga noh, mõtlemine ei olnud õige. seda missiooni osa ka nagu tahad natuke jagada või pigem mitte, et kas see, noh, ma saan aru, et sulle meeldis see elustiil ja see sõjaväelase elu, et kas sul ei olnud see pigem nagu väga hirmus kogemus seal missioonil käimisega või et ma saan aru, et seal saab olla erinevates ametites ka, on ju, et võib-olla mitte otse sõjakoldes või kuidas sina seal olid? ei no meil oli see oli nii kaua aega tagasi ka, et ma võin sellest vabalt rääkida. Et kui keegi on näinud filmi Estkoi 8, siis meie läksime, olime Estkoi 9, läksime neid välja vahetama seal. Aga me olime ikkagi sõjakoldes seal jah, et kahjuks meil sai ka üks surma, sai seal haavata. Et sellist hirmu ikka on, et see miinihirm ja siuksed asjad, et minul endale jäid ikka mingid asjad külge ka ikka, et sihuke kontroll nagu, et kui tänaval kõnnid, siis analüüsid igast asju ja vaatad, et mingit ohtu kuskil ei ole ja siuksed asjad. Pimeduses täpselt samamoodi kardad mingit rünnakut, kartsin ja nii edasi. Neid asju nagu ikka tuli hiljem, aga see missioonil käimine iseenesest andis mulle sellise päris hea kogemuse ja see elu, mis seal on ikka kordades hullem, mida meie siin elame. Ja eks ükski sõda pole hea, aga seal noh, see oligi nagu ka, et see on selline töö on selline, et kui sa tahad ikkagi tasemel olla, siis sa ikkagi käid ja õpid juurde erinevates kohtades. Et aga ütleme nii, et selle eluga harjub ära ja lõpuks on selline tunne, et ei tahagi koju tagasi tulla. Mm. Aga otseselt sealt ei tekkinud sul seda, et noh, seda kohutavat kogemust, mis oleks nagu süvendanud seda alkoholi tarbimist või ainete tarbimist, et see ei olnud nagu see, et mis hetked või mis need olid, need sündmused sinu elus, mis selle alkoholi ja narkootikumide tarvitamise siis nagu süvendasid? no siin on näiteks see süvenes nagu ennem seda ka, eks, sest et noorena palju surmasid oli, eks, et noh, seal on see üks sõber, kellest ma rääkisin, tema sai surma noorena, 16-aastaselt ja seal oli veel üks, siis see, siis mingi hetk oli seal isa surm, see, kus ta surnuks peksti ja mis seal oli, see peksmislugu üks. ja, ja lõpuks see oligi, et noh, kui ma ennem ütlesin, et oli uus naine siis ja pereelu, elasin seal ja see missioon ja no üldse see kaitseväes töötamine, noh, mulle meeldis see ja no samal ajal, kui ma missioonil olin, siis oli kodus naine rase, et ta sai mm, enne missiooni lõppu kuu aega ma sain isaks, eks. Ja siis noh, missioonilt koju tulles ikka on see, et ei julgenud tulla ja jälle uus vastutus ja kõik siuksed asjad, et see hirm tekkis.
aga ei, tulin koju ja siis tundus, et kõik on hästi. aga vot, eks peale missiooni tuleb ka tegeleda nende traumade ja asjadega, mis seal tekivad või et uuesti taas ühiskonda tulla, aga minul see osa jäi vahele. sellepärast, et me saime teada, et laps on haige. alguses öeldi, et on vesipea, eks. ja hiljem siis sain teada, et ta on nagu kasvajana ajus, on ju. ja siis oligi, et minul oli vaja tööl käia, kuigi õppused on nädalatepikkused. ja naine oli kodus selle lapsega ja sellel lapsel oli mitmeid operatsioone tehti. ja lõpuks siis oligi, et aasta hiljem siis põhimõtteliselt jah, et natuke rohkem kui aasta hiljem laps suri tänu sellele, mis tal seal peas oli, et no me teadsime seda poole aasta pärast, niikuinii öeldi, et see, et ta sureb ära lihtsalt. me siis nägime seda pikalt pealt, kuidas ta sureb. no muidugi töö ja see asjad, see pinge, kõik see lõpuks nagu, ma ei tea, ma olin nagu mingi täiesti tuim tükk, täiesti ükskõikne. ja naine läks ka minema, jättis maha. ja siis hakkaski päris korralikult hakkas juurde tulema veel narkootikume hakkasin tarvitama. Amfetamiini just kõige rohkem. ja tänu sellele, ei oskagi öelda, aasta virelesin veel vist kuidagi ja siis tänu sellele pidin ka lõpuks kaitseväest töölt ära tulema. et ma ei ilmunud tööle ja tänu kõikidele nende pidutsemistele, tarvitamistele ja siis kogu aeg oli oht, et jään kodutuks ja selline tühi elu ühesõnaga. et päris palju olid enesetapumõtteid peas. proovisin ka loomulikult vahepeal. ei õnnestunud need asjad. Neid enesetapumõtteid tulid varem ka ikkagi, kui ma nüüd õigesti mäletan. ja nii see elu läks. lõpuks, lõpuks ma olin jälle sihukeses olukorras, et hakkan kodutuks jääma, et kodu ei ole ja siis võtsin julguse kokku ja võtsin oma õega Kerliga ühendust ja siis ma kolisin mingiks hetkeks tema juurde Pärnusse. ja proovisin ise hakkama saada sellega, et ma olen kaine. kuid ju see läks teisiti hoopis. et narkootikumid kadusid ära küll, ma ei hakanud neid otsima, sest polnud enam neid sõpru, tuttavaid lähedal. ja ma ei viitsinud sellega tegeleda, aga alkoholi jäi ikka. et õe juures Pärnus proovisin alustada uut elu. et siis sain uue elukaaslase ja töö oli olemas ja 2 töökohta isegi aga ei, need vanad armid või mis ütleme sisse jäid või see igatsus ka sõjaväe järgi ja kõik siuksed asjad, nendega no, tühi tunne oli sees, et tööd tegid ka sellist, noh, tootmistööd, eks ju. ja pff, lõpuks ikka jõin edasi, nii et vähe ei olnud kogu aeg. see läks hullemaks see asi ainult et siis mul oli selline töökoht, kus ma sain isegi töö juures juua. niimoodi, et korduvalt jäin vahele, anti andeks. ikka jõin. et nad ja suhted samamoodi, kõik need, mis olid, lagunesid, et ma ei osanud neid hoida. ja tänu sellele ka nende inimeste elud on ka, ma arvan, mingil määral rikutud, et mina nagu sellise, noh, põhimõtteliselt iga päev jõin, onju, et sul on vaja purjus inimest näha, kes on nagu
vahepeal peast täitsa soe. ja need inimesed tegelikult ju kõik, kes su kõrval olid, ilmselt ju hoolisid sinust, et nagu õde võttis enda juurde ja kõik, et hea, et oli selliseid inimesi. Aga kas sa ise näed ka praegu seda niimoodi, et tegelikult hoolimata sellest, mida sa olid kogenud ja näinud lapsepõlves, et see võib-olla ei olekski läinud niimoodi, kui ei oleks olnud seda, et see trauma, mis sa said, ütleme, seal Afganistanis siis on ju, nähes neid surmasid ja lisaks see kooselu lagunemine, lapse surm. Et kui sa oleks võib-olla õigel ajal tegelenud selle traumaga, saanud abi, et siis ei oleks see asi niimoodi läinud. Ma ei oska seda, ma ei saa praegu kindlalt seda väita. Mulle pakuti seda abi. Ma otsisin enda arvates abi. Aga too hetk minu mõtlemine oli hoopis teine ja ma ei tahtnud minu arust seda üldse vastu võtta, seda abi, mis oli. Pandi peale lapse surma tuleb ka tegelikkuses ka haigla poolt määrati ka nõustaja midagi. Ta proovis minuga rääkida, aga minuga oli kõik, ma ei tahtnud, mul oli plokk ees ja minu väljapääs oligi ainult see, et pidu panna ja juua ja kõik. too hetk ma ütlen ausalt, ma ei näinud seda, et ma saaks abi sealt nendelt inimestelt nagu. Pigem oleks ma valinud jah selle, et lähen teen enesetappu, midagi taolist. kas sa tundsid ka, et kui sa rääkisid kellegagi, et ta tegelikult ei tea, millest ta räägib? jah, pigem sa saad abi sellelt inimeselt, kellel on see kogemus juba olemas, on ju. see just seda oligi tunda, et millest sa nagu räägid. et, et ja aga paned võt-, sa maha või midagi, on ju. jah. kas see võiski kesta siis nagu sa ütlesid, kuskil 20 aastat kokku, et nii kaua kestis siis see must periood sinu elus või? Ütleme nii jah, et 15–20 aastat kuskil jah, et kui praegu tagantjärgi vaadata, et see mm, kui praegu tagantjärgi vaadata, mis elu olnud on, siis ütleme niimoodi, et seal midagi head ei olnudki. või meelde vähemalt ei tule. see, kui ma täna elan sellist elu, nagu ma elan inimese kõrval, kes näitab mulle hoopis teistsugust elu, teistsugust mõttemaailma ja teistsugust sellist elu, mida ma pole elanud, sellist viisakat ja korralikku elu, ütleme. Siis panen enda selle kõrvale, siis ma näen, kuidas me oleme selles suhtes täiesti erinevates maailmates elanud nagu. Ja mina ütlen enda maailma kohta küll seda, et seal ainult probleemid probleemi otsa olidki minu arust. Võlad ja kõik siuksed jurad, teistele halva tegemine. Iga nädal oli mingi jama kuskil. Kogu aeg oli mingisugune probleem ja ma ei teagi, kas selliseid perioode nagu on, mis on, võib-olla need olid head perioodid, kui alguses uus suhe oli või midagi. Sihuke tore aeg. Aga need kõik läksid lõpuks ikka ühte auku niimoodi, et joomine ja joomise otsa. sa mäletad seda perioodi võib-olla, kui see sõltuvus kõige tugevam oli või sihuke raskem aeg, et mis su mõtted ja tunded olid sellel ajal või mis sa ise nagu mõtlesid? et ma saan aru, et sul kohati oligi sihuke, et sul ei olnudki nagu tundeid, vaid sa tundsid, et sa olid tuim. ja kas sa sellel ajal mõtlesid nagu nende lähedaste peale ka ja siis oli veel selline süütunne ka, onju, et või pigem sul ei olnud, et siis see aeg olidki tuim? et noh, me üritame siin nagu mina ka endise siis kaassõltlasena ja võib-olla paljud, kes kuulavad, mõista seda teist poolt, et kui neil on kodus ka selline sõda, et miks sa teed nii ja miks sa teed nii, et kas sa ei hooli meist, on ju, et ülejäänud perest, et mida see inimene tegelikult tunneb, et ta ei tee ju meelega oma lähedastele haiget, on ju. see kõige
hullem periood ikkagi oli jah, ütleme umbes aasta ennem Lootuse küla, eks. ja aga see, ma muidugi mõtlesin enda lähedaste peale, ema ja nende peale, aga ma olin millegipärast jõle vihane nende peale, et keegi ei saa minust aru ja keegi ei mõista mind ja hakkasin käituma ühesõnaga tegelikult niimoodi, et nagu mina oleks see kannatanu. Et kõik teised on süüdi selles, et ma selline olen ja nii teen ja ei tunnista endale ühtegi probleemi ja ei näe neid loomulikult. Mina isiklikult ütlen niimoodi, et tundsin see aeg ainult seda, et ma olen täiesti tühine inimene ja mõttetu inimene. Et milleks mul on vaja üldse elada, kui ma noh, mul ei ole mingit eesmärki, mingit tahet, mitte midagi, tühjus sees täiesti. Lihtsalt olen, käid tööl ja mõtled ainult selle peale, et kuidas juua. Muud asjad on meelest läinud üldse, see ei tule pähegi, see on mingisugune, ma ei saa aru, mis asi see sees on, et mis viib su täpselt sinna teele, kus sa ei taha minna. Iga päev sa tunned ennast väga halvasti, sul on nii paha olla. mõtled, ma enam nii ei tee ja sa lähed ikka oma teed, lähed täpselt selle pudeli järgi või siis keegi narkootikumi järgi või mida iganes, et see uus doos kätte saada. ja see kestab ja kestab kogu aeg. ma isegi ei oska ma ei oskagi, ma ei teagi seda numbrit, palju kordi ma ütlesin, et see on viimane kord. ja muidugi, kui mu kooselud olid, siis ma ikka tegi haiget ja nüüd ma mäletan, tegi haiget ikka see ka, et kui sa nägid inimese silmis, et kui ma ütlesin talle, et näiteks, et ma nüüd lähen ostan poest õlut või viina, siis kahjuks oma lähedase nägu vaadates said aru, et no jälle ma teen nii, aga ikka ei huvitanud see nagu eks. aga lõpuks ma lõikasin nad oma elust välja, ma ei tahtnudki, et nad oleks mu elus. Tahtnud kellegiga suhelda. Mäletan veel viimaseid enne Lootuse küla üldse jõulude aeg, ei tahtnud ma kedagi näha, kellegi juurde minna. et istusin üksinda ja mõtlesin ainult enesetapu peale. et käisin, ostsin ehituspoes ka mitu korda paela ja see oli mul olemas ja neerisid ette lausa niimoodi. no jaa, ma kodus proovisin seda teha ka, vaatasin, ei õnnestu ja siis tundsin, et ma olen nii tühine ja mõttetu mees, et ma ei suuda isegi ennast ära tappa ja täiesti lootusetu olemine. et see, ma ei tea, neid kaotuseid või siis neid laiali läinud suhteid ja mis on nagu, et see kõik süvenes ja siis ma elasin veel võõras linnas üksinda ka veel lõpuks ja oli sellel ajal ka selliseid nagu näägutajaid kõrval, kes õiendasid selle pärast või pigem sellised, kes tahtsid nagu aidata, et kuidas sa seda kogesid, seda lähedaste kõrval olemist seal või? minu õde Kerli siis ühesõnaga jälle, tema, tema aitas mind jah, tema soovitas mul minna Lootsi küll üldse. aga teiste puhul ma nagu seda ei pannud tähele. no ema, nüüd ma Või õiendamist või sellist asja ei olnud või? ei õiendamist ei olnud nagu, et ei mäleta. et noh, sellist rääkimist oli ikka, et miks sa jood ja palun ära tee ja et su elu lõpeb nii. aga noh, mina ei võtnud seda kuulda, et pigem tekitas see minus viha rohkem kui. Aga tegelikult ei tahtnud ju seda teha, onju, et sa paljalt tahtejõu pealt nagu ei suutnud seda ära hoida.
mis see pöördepunkt siis oli lõpuks, mis sul selle muutuse tõi, et see kestis kaua-kaua aega? see on mis väga see müstiline asi, aga täpselt mul õde Kerli, ta käis too aeg minu arust õhtukoolis ja siis seal käidi rääkimas Lootuse külast ja mu õde rääkis sellest mulle. oligi too aeg see jõulude aeg minu arust. ütles, et ma läheks sinna, et proovi või midagi. aga no see oli esimene reaktsioon oli kohe see mulle, et kuule, unusta ära, et ma ei lähe sinna. aga, aga see jäi kuidagi mul pähe, see asi. pidutsesin, või selles mõttes, mis ei olnud enam mingi pidutsemine, see oli lihtsalt joomine sellepärast, et ma saaks liikuda või töötada kuidagi. et antidepressante sain ka veel samal ajal juurde veel, nii et. aga juhtus selline asi ja, et mõtlesin, et okei, äkki tõesti peaks minema, proovima, vaatama, mis saab. vaatasin internetis seda kohta veel ja mõtlesin, ei, las olla, et ma ikka mm.. aga mingi hetk töö juures ma tundsin, et ei, vaatasin, et mul ei ole enam mingit väljapääsu, et mul oli halb olla jälle aga sul oli siiski töökoht veel, on ju? ja oli hea imekombel. ja no eks seal tuli ka natukese aja pärast oleks saanud kinga juba, sest ma jäin seal ka vahele joomisega ja. aga tundsin, et olgu, et mõtlesin oma peas asjad läbi, et mis mul siin on, varsti jään ma kodutuks jälle. ilmselt seda tööd ka varsti ei ole, raha ka ei ole, et mida ma teen siis, aga. mul oli vist asi oli selles, et uhkus oli vist nii suur, et ma ei suutnud mõelda selle peale, et ma elan tänaval. ma ei kujuta ette, mis see asi oli. sa jäid täiesti tänavale siis üks hetk, jah? kuidas? sa jäid siis täiesti kodutuks enne seda, kui sa läksid sinna Lootuse külla? no õnneks sain asjad nii, et päris ei jäänud, et õde tuli mulle järgi küll, andsin korteri ära, mis oli veel ja sain kokkuleppele, et kuidas need viimased rahad ära maksta. ja sain nii palju veel tehtud nagu, õnneks. et aga jah, seal oli veel, ma isegi minu arust küsisin sotsiaalkorterit, kui ma õigesti mäletan. aga seda pakuti, ma ei tea, kus kohta ja poleks saanud sealt väga tööle käia ja noh. ikkagi oma peas tegin selle otsuse, et olgu. ma lähen proovin, vaatan, mis saab. et lähen turvalisse keskkonda, kus seda, kuidas ma ütlen, et on keskkond selline, kus on ka teised samasugused, et noh, kui hull see ikka olla saab, eks. et ma mõtlesin, noh, et mis saab, aga vaata, mul oligi selline koht juba, et ma peas enam ei suutnudki kaugemale mõelda üldse ega mitte mingisuguseid plaane oma peas panna paika. ma olingi niimoodi täiesti tühi nagu, et ma läksin sinna. mõtlesin, olgu, ma lähen ja läksin lihtsalt ja vaatan, mis saab. kuidas? Läksid ise sinna kohale, et võtsid nagu nii palju kokku ennast, et sinna või aitas õde su sinna viia? õde viis mu sinna, et ma küsisin tema käest. sinna Lootuse külla minnes on see, et tuleb ise nagu helistada sinna, siis telefoni teel tehakse intervjuu. ja too hetk, kui ma läksin 2021 jaanuaris oli vist, siis pidi veel koroonatesti tegema kah. ja siis ja kopsupildi ka loomulikult. ma imekombel tegin selle asja ära ja loomulikult hästi palju tegelikult aitas tolleaegne perearst mind
ja seesama tööandja, kelle juures ma olin, et sai viisakalt lepingud lõpetatud ja perearst aitas ka nagu, et ma ütlesin, et mul on probleem ja sai need asjad tehtud. Ja nii oligi, õde viis mu sinna ja algas see päev on siiamaani meeles, kui ma sinna läksin jah, et mitte midagi ei saanud aru, kui ma sinna läksin. Et ma ikkagi jõin edasi veel kuni seal sinna olles, hetkeni. Kuidas? koha peal see ei ole ju võimalik vist. Ei, ma mõtlen, et selles suhtes, et kuni sinna Lootuse küla minemiseni, too hommik isegi võtsid viimast nii-öelda. too hommik ma jõin veel siidrit ja siis õde sai jaole, võttis käest ära nüüd selle. Aga ja on üks küsimus ka, et küsib üks naisterahvas, et kas sinu puhul on täielikult põhjas ärakäimine ainus võimalus, et sa abi vastu võtaksid või oleks see ka mingis varasemas hetkes võimalik olnud, kui keegi lähedane oleks piisavalt järjekindel olnud? Et kas selleks, et sa lõpuks abi otsisid, oli vaja täielikult põhjas ära käia või ja oleks varem kuidagi, kui keegi oleks tulnud varem selle jutuga? ma ei, ma ei taha uskuda seda, et praegu ma mõtlen, ei, ma ei usu, et ma varem oleks seda abi vastu võtnud. See tulebki täiesti põhja ära minna niimoodi, et ei ole enam midagi. Et, Siis et küsib veel see naisterahvas, et kas sõltlase elukaaslane saab üldse midagi teha sõltlase aitamiseks või tegelikult mitte, et see inimene peaks lihtsalt lahkuma ning oma elu elama. Et kas see kaaslane siis peaks ta lihtsalt rahule jätma? olen selle poolt, et kui tahta sõltlast aidata, siis tulekski minna ära. Võimalus on see ka, et inimesele andagi kontaktid, näed, see on koht, kuhu sa saad abi, aga, aga tuleb sõltlasest lahti öelda jah, et mul on hea meel, et mul ema isegi ei lubanud enam tema juurde minna üldse. Ta ei tahtnud mind näha üldse. et, et see paneb nagu mõtlema lõpuks, et sul ei ole enam ühtegi inimest ümberringi. Et inimene peab lõpuks aru saama, et tal on probleeme, tõsine probleem, kui inimesega ei taheta enam suhelda, lähedasi pole, ta on üksinda, ta peabki olema, ma tean, et see on raske, seda oma lähedast ongi raske üksinda jätta, aga see on ainus tee. Ta peab minemagi täiesti põhja, et lõpuks või siis ongi jah, kahjuks juhtuda see ka, et on surm lõpuks. No niikuinii on surm lõpuks, kui midagi ette ei võta. Ta peab ikkagi ise jõudma sinna kohta, et ta läheb. Ja Ma nii lootus, palju selle õlekõrre talle ulatada, on ju. jah, Et nagu, et õde andis sulle selle info ja kui sa olid valmis, siis sa läksid ja kasutasid seda. ja just, et Lootuse külas on ka selline asi, et sinna sa pead ise tahtma minna. Ma nägin nii palju hiljem inimesi, kus kellegi naine tõi sinna me oma mehe või keegi tuli oma perekonna pärast, siis tegelikult need inimesed ei lõpetanud programmi, sest et tal endal ei olnud seda tahet. Et endal peab tulema see tahe, eesmärgid ja inimesed, lähedased. Kas sul võis olla äkki ka see eelis, et sa tegelikult olid sellise režiimiga nagu ka harjunud, et Lootuse külas on ka oma rutiin ja režiim, et sulle tegelikult ju meeldis see, kui sa ka käisid seal, ma ütlesin kaitseväes, aga sa ütlesid korrektsema nimetuse sellele, et sulle tegelikult meeldis selline režiim, on ju? Ja äh, see hea, et sa seda küsisid, et mulle mõtlesin ka, et läksin sinna programmi, vaatasin, elu on selline, selge. Mis mul siin rasket olla saab? Distsipliiniga harjunud ja kõik selline asi, eks. Aga vot,
distsipliin on hea, mulle meeldib see ja see peabki olema, sõltlasel peab see olema kordades karmim kui muidu. ja vot see programmis on see hea, et lõpuks ma sain aru, mis asi minu jaoks raske on. minu jaoks oligi raske need läbi elatud asjad kõik, iseendale otsa vaatamine ja tunnistamine, et sul on probleem, mida teinud oled. vot see oli raske, nende tunnetega toime tulemine, mis minu sees hakkas toimuma. see häbi ja kõik sihuke asi. ei tunne ju. Ja samas on see ka ainus tee ilmselt, et niikaua kui tahtejõu või mingi lubaduste baasil, et ma olen kellelegi lubanud, üritad hoida ennast või kasvõi mingite ravimite mõju all, et siis see tegelikult ei tööta, on ju, et sa pead ikkagi minema sinna oma nendele nii-öelda tontidele otsa vaatama ja lahendama jah, neid ebamugavaid teemasid enda jaoks, et võib-olla sa räägid põgusalt ka sellest programmi ülesehitusest, et mis asja seal siis tehakse nende inimestega seal Lootuse külas. programm nagu mm, ta ongi nagu niimoodi üles ehitatud, et õpid tundma nagu seda sõltuvust üldse, mis asi see on. ja loomulikult on see, et seal on teised inimesed, kellel on kõik needsamad kogemused, eks. see sõltlasena elatud. sind toetatakse seal. iga päev on kindel selline rutiin või režiim nagu, et äratus on ikka kella 6-st ja söömine ja siis on siuksed õppetunnid. ja siis on töö tegemine loomulikult. ja siis on ka õhtuti on samamoodi, endal on vaja mingeid õppetöid teha, ütleme siis kirjutada seal tänu mingiseid või töövihikus vastata küsimustele, et ühesõnaga ajud on nii ära joodud, et kuidagi on vaja hakata seda treenima või töötama seda uuesti. ja ongi, et hästi toetav keskkond on selles suhtes, et sa oled hästi turvalises keskkonnas, keegi ei süüdista sinu tegu, mida sa teinud oled ja selline asi. ja vaikselt tulebki hakata nagu teiste abiga siis iseenda sees vaatama, et pühapäeviti jah, on jumalateenistus, nagu ma ütlesin, ta on kristlik ka, eks, õpid seda poolt tundma. ja ongi sellised kuidas öelda, siis ongi jah, et õppetöö on erinevad asjad, näiteks iganädalane nädala tänu on, mis on vaja teha ja sellised asjad nagu, mis on, et ta, see keskkond iseenesest sobib väga hästi alustamiseks, et esimene aasta ongi niimoodi 10 kuni 12 kuud on, et sa oled täiesti eraldatud, telefoni ei ole, raadiot ei saa kuulata, sellist kirjandust võid lugeda, ainult kristlikku kirjandust. võib-olla nüüd on midagi muutunud, ma ei tea, aga Kuidas sa ütleksid sellele inimesele, kes praegu võib-olla mõtles seda, aga tal tekib tõrge just sellega seoses, et seal on nagu see kristluse teema sees? ah, kristlikku värki, seda ei pea kartma. see on täiesti, Ei ole nagu usku pööramine, mis seal tehakse, vaid lihtsalt, et see ongi jah, et seal on palju erinevaid inimesi on koos, eks, ja mina ütlen, et mina sain sealt päris hea kogemuse ja see kristlik osa, mis on, mina ütlen selle kohta, et iga inimene usub erinevalt ja tegelikult see on minu silmaringi palju rohkem laiendanud ka teatud asjadest. et ja samas ütleme, et tegelikult korralikul sellisel ikkagi noh, sõltlane, no tal on ükskõik asjadest, eks. ja sul tekib mingisugunegi armastus või selline hoolimine teiste inimeste vastu ka. et aru saada, kui palju tegelikult oma käitumisega tehakse nagu haiget ja teistele. ja
üks asi on veel, mis on oluline minu arust, on see, et anda endast asju välja nagu aidata teisi inimesi, kas või vabatahtliku tööna või mille iganes, et mis on. võib-olla keegi juhtus nägema ka, et hiljuti oligi eetris saade sellest ühest Lootuse küla elanikust, see Louis lugu on ju, kus oligi, et tema ka nagu jagas just, et mul läks nüüd mõte rändama, mis osa ma tahtsin rääkida. Et kuidas ta läbi selle heategevuse nüüd tegelikult ennast siis taastab, et ta ka teeb seda heategevuslikku tööd ja ta on nii suures vaimustuses sellest sealt. Et see ongi igaühe enda valik on ju, et kas ta, kaua ta seda nagu teeb ja millal ta siis nii-öelda või on seal mingi aeg ette nähtud, millal sa pead ära minema sealt või sa võidki elada seal siis nii kaua, kui sa oled valmis minema sinna ühiskonda tagasi või? Äh, noh, Louis juurde tagasi tulles, Louis'ga me olime koos programmis terve selle aja. mina ei olnud 1 aastat, mina olin seal 3 aastat. see programm ongi 3-tasemelisega ehitatud, eks, et on A, B ja C tase ja on võimalus jääda ka päris siis kohe töötajaks, eks, kui see läbi on. aga on ka selliseid variante, et nagu leitakse siis võib-olla äkki mingi muu lahendus, näiteks, et näiteks nagu Louis sai omale selle koguduse ja juhib seda ja teeb seal ja üks vend on veel, tema õpib praegu päästjaks Väike-Maarjas, kellega me lõpuni seal koos olime. ja noh, oleneb, mis inimene sa oled, on võimalik, et sa jääd päris sinna aga on ka võimalik edasi liikuda. näiteks Keilas on ka Lootuse küla Kaubo Ait on seal ja siis on ka seal see kuidas öelda siis ühikas või? et sinna saab siis edasi elama minna niimoodi, et ka, et sa elad seal, otsid Keilasse tööd ja käid koguduses ja noh, et see toetav keskkond on olemas. mina isiklikult jäin sinna, mul läks kuidagi nii hästi, et eelmine aasta siis, kui lõpetasin 3. taseme, sain sinnasamma külla, Kibuna külla, sinna kohe lähedale omale elukoha, töökoha ja et see keskkond nagu jäi mul sinna veel ja siis ma tegelesin selle vabatahtliku päästega seal edasi, mis seal küla territooriumil on aga noh, nüüd siis muutus see, et astusin sammu edasi ja tulin ära sealt nagu, et oma elu edasi elada. et võimalusel jah, oleneb, kuidas inimene ise tahab, kas ta tahab jääda teisi aitama või mitte. et mõned sobivad inimestega töötama, mõned mitte. No, aga kui täna näiteks keegi siit kuulajatest, et ta tahaks rohkem infot saada, et kas siis enda jaoks või kellegi lähedase jaoks, keda ta soovib aidata, kas ta võib sinuga ka ühendust võtta või küsida su käest küsimusi? ja ikka võib, et see võib julgelt kirjutada, meiliaadress peaks siia vist Ja Ella vist kirjutab selle meiliaadressi, et see on siis kristo.tamm@hotmail.com, et kui kellelgi on tõesti mingeid küsimusi, kas selle Lootuse küla kohta või üldse, et kuidas oma lähedast võib-olla paremini toetada või mis iganes, et Kristo et, oli vastama teie küsimustele. et seal on, kui noh, lähedased saavad külas ka käia, eks, et see, aga see on niimoodi, et siis 2 kuud peab ära olema, et siis alles saavad lähedased tulla ja suhelda saab siis nagu kirja teel, et kirjutada. aga jah, nii ongi jah, et see lähedased nagu ja jah, et kui on sõltlasi peres, siis ja mina ütlen ausalt, et tuleb inimesest lahti öelda, midagi muud ei olegi teha, et raha ei tohi anda ja nii, need lubadused, mis sealt tulevad, need on täitsa tühised, need ei tähenda mitte midagi. Siin on ka üks küsimus, et ma
võib-olla jõuan veel ära küsida, et mida saaks sinu arvates teha riik või ühiskond tervikuna sõltlase aitamiseks või sõltuvusprobleemide ennetamiseks? Oskad sa selle? riik ja ühiskonda Jah, ennetamiseks. No tegelikult praegu siis mingil määral tehakse neid ennetusasju, et Looduse külast käivad näiteks koolides rääkimas. See, mis meie siin teeme praegult, on ka selline päris hea ennetus näiteks, et riigi poolt, no riigil on, nemad panevad seda, noh, minu arust rohkem teevad seda, et on see psühhiaatrihaigla ja siis on need Wismarid või mis on, aga seal tehakse sind nagu füüsiliselt küll terveks, aga inimese sisse tuleb vaadata, mis asjad need põhjustavad seda joomist või tarvitamist üldse. Et selle vaimse poolega, vot sellega ei tegeletagi väga, et mina tean, et ma käisin ise mingi asi oli, Kaine Mesti programm vist äkki või? Psühholoogid ja need, aga siin on ikkagi jah, nad tegelevad nagu otsese selle probleemiga, on ju, mitte sellega, mis seal taga on. jah, Et praegu on ka hästi palju selliseid enesearenguprogramme, kus on nagu veidi sarnane sellega, mis sa rääkisid, et seal Lootuskülas on, et sarnased ülesanded on seal ja see tänulikkuse osa ja kõik, et täiesti nagu tegelikult kättesaadav, aga võib-olla inimene ise ei tea neid võimalusi või ei tulegi selle peale, et kust seda leida või noh, selles olukorras võib-olla nagu sinagi olid, et sul oligi tõesti ükskõik, on ju, et sa jõudsid, võib-olla lähedane nii palju siiski saabki teha, et ta annab selle info, aga et ta ei hakka nagu peale pressima seda või sundima, on ju. ja, et see infosõpe annab ära jah, et seal muud ei olegi, et inimene peab ise jõudma selleni, et on midagi vaja ette võtta. Paljudel on juhtunud mingi õnnetus või mingi asi, et nad hakkavad mõtlema selle peale. See on nii erinev, siin aga ennem oli, vabandust, räägi lõpuni. et noh, kuidas ma ütlen, ütleme see küsimus, et kuidas riik saab teha, no praegult riik üldse tegeleb nende asjadega, nad on panustanud minu arust alustada noortest nagu, et noortel seda teadlikkust tõsta, et see ei ole normaalne, et tarvitada igasuguseid asju. et see töö käib minu arust ja see käib päris hea koostöö on ka minu arust Lootuse külal erinevate organisatsioonidega minu arust. et et Lootuse külas nagu tehakse seda asja päris, nad on Eestis kõige parem minu arust ja kõige, noh, tundub, et kõige efektiivsem ka vist. ta ongi reaalselt programm nagu, et aga ikkagi inimene peab ise aru saama sellest ja jõudma selleni, et arusaamisele, muud ei oleks tegelikult. Siin on ka veel üks jagamine siin sõnumites, et minu lähedane on samuti alkoholiprobleemi tõttu määratud kriminaalhooldaja, talle on määratud, kes arvas, et toetajad on siiski olulised, samas inimene keeldub igasugusest sõltuvusravist, ka Lootuse külla ei taha minna, kardab kristlikku mõjutamist. Hetkel on ta vangis, pärast vabanemist tahab oma koju minna ja hakata tööd otsima. Kas sa soovitaksid sellises olukorras, et sind rahule jäetaks või siiski huvi tuntaks? Et kas sina sooviksid sellises olukorras, et No, ta on praegult vangis on ju ja ja tuleb just seal, ka see kristlikkuse teema, vaata, mille kohta ma ennem küsisin, et tal on ka selline arvamus, et seal Lootuse külas on niisugune kristlik mõjutamine. ei ole, seda kristlikku mõjutamist ei ole, et see on selle osa jah, see peab seal olema, et Sa võid see, sama uskuda ka mingisugusesse, ma ei tea, universumisse või mis iganes kõrgemasse jõuda, et see on nagu, ma olen aru saanud, igas tegelikult alkoholismi või sõltuvusega võitlemise selle raviprogrammis sees, et see on mingi kõrgemasse jõudu uskumine ja see, et on nagu üks osa sellest. no jaa, et see on, kuidas öelda, et selline alandlikkus või kuidas öelda, et see headus ikkagi, et sa, no et inimene ei läheks nagu
ülbeks ära kätte, et või selliseks uhkeks, et siis on ka kukkumine tulemas. et seda kristlikku poolt ei ole vaja karta ja kui tal on kriminaalhooldaja veel määratud, siis need kriminaalhooldajad, kes on Keilas seal, tegelevad nende inimestega ka, kes seal Lootuse külas on ja siis nad käivad seal regulaarselt nagu ennast näitamas. Ma olen ise ju viinud neid ja et see töö seal töötab hästi, et kui ta vanglast veel tuleb, et siis on eriti hea, kui ta saaks vabaneda näiteks Lootuse külla sinna ja alustadagi seal seda uuesti nagu siis ühiskonda tulemist või midagi, et ja seal saab ka tööharjumuse ja nii edasi, et tegelikult on seal palju võimalusi, et kui ise tahta. No kõige olulisem osa sellest ongi see enda selle valukohtade tegelikult lahendamine on ju, et see endale otsa vaatamine ja üks osa programmist, ma sain aru, on ka see, et sa saadad oma lähedastele või kes iganes mingit rolli su elus on mänginud, saadad neile kirjad ja sealt küljest ja palud vabandust, et sa saad nagu noh, ennast nagu puhtaks tagasi nii-öelda ära selle seest. ja seal ongi see, et sa samamoodi mina tegin seda, et ma pidin võtma vastutuse oma tegude eest, inimeste käest vabandust paluma, kellele oled haiget teinud. ja see ongi see, mis nagu tegelikult minu arust hakkab kasvatama inimest ennast ja teistpidi vaatama üldse. et programmis olles mina, ma ei mäleta, kaua mul aega läks, aga arusaamine jõudis, et ma ei tohi enam mitte kunagi ühtegi ainet tarvitada, ühtegi alkoholitilka võtta, suitsetada ega mitte midagi, et see läheb sinna samasse kohta tagasi, kust ma tulin. ja seda ma ei taha, sest ma kardan seda, see on õudne, see on lihtsalt nii õudne. Ja tegelikult Kristo on ka öelnud, et vahest nagu tänagi ta siin jagas oma lugu, et vahest ongi hea seda meenutada või sinna tagasi minna, et endale nagu meelde tuletada, et sa sinna enam kunagi tagasi ei taha kukkuda. just, et need ei tohi ära unustada, et kui on juba see tee ette võetud, et kuskohast ma tulnud olen nagu, et ja eesmärgid peavad olema loomulikult ka, et kui need ära kaovad, siis paraku ka on raske inimest aidata. ja Pole, inimesel ei ole neid oskusi, ta ei oskagi võtta, mõelda niimoodi ja püstitada või leida seda elu mõtet üles, et siis ongi see suunamine hästi oluline, et jah, just et programmis osaleda, sest sul ei ole neid oskusi lihtsalt ise seda lahendada. et tahad sa veel öelda siia lõppu midagi siis nendele lähedastele ja võib-olla midagi siis sõltuvusega inimesele, mingi, tahad sa öelda midagi veel? need lähedastele, kellel on sõltlane kodus, minu soovitus ongi sellest inimesest lahti öelda, konkreetsed sammud teha, need on rasked, aga tuleb teha, teinekord on vaja päris raskeid otsuseid vastu võtta, et inimest aidata. see on hea tahte eesmärgil, et inimene elus oleks ja võtaks oma eluga midagi ette. aga sõltlase kohta ütlen seda, et jah, et minu soovitus on, et proovi kasvõi, proovi mingi programmgi vastu võtta, alusta kuskilt millegiga, et või leia viis või mingisugused tegevused selle alkoholi või narkootikumi tarvitamise asemel. et tegelikult või kui keegi kuulebki, kes tunneb, et ta on sõltlane, võib vabalt kirjutada, et ma tean küll, kui raske see on öelda, et ma enam ei tee ja need igaspäevased hommikud paha olla ja see ei ole seda väärt. elu on palju õnnelikum, kui kaine oled. et see on palju, palju rõõmsam ja mõnusam on elada
ja puhta südamega samamoodi, et ei pea muretsema nii palju asjade pärast. Et kõikidele halbadele asjadele on mingisugune hea lahendus alati. Et mina soovitan, et kui keegi ausalt on sõltlane siin või tunneb, et tal on abi vaja, siis pöördugu kasvõi Lootuse küla poole. Guugeldagu, siin on veel neid programme tegelikult, mis on, et ja tegelikult on see koht on hea seal metsas, sa saad rahulikult iseenda mõtetega tegeleda. Et ja tõesti lähedastele jah, ainuke soovitus on lahti öelda, seal muud ei olegi. Sest et inimene, kes elab sõltlasega koos, ta hävitab iseennast juba sellega ka, et ta temaga on koos ja sellel ei ole tulemust, see lõpeb lõpuks niikuinii katastroofiga. Ega mul muud ei olegi tegelikult rohkem öelda. Ja tõesti südamest suur tänu sulle, et sa tulid täna jagama seda lugu, et ega see ei ole kerge kindlasti ka sulle, et võib-olla mitu korda räägitud lugu, aga siiski, et meenutada kõike selle uuesti üles kiskuda neid asju. Et ma tõesti hindan, et sa tulid siia täna jagama. Suur tänu sulle ja kõigile, kes kuulasid ja ma tõesti loodan, et kui vähemalt üks inimene täna sai tuge sellest webinarist, siis meil on nagu hästi läinud. Ja ma panen selle kindlasti ka fookuspunkti Facebooki selle ärilehele ülesse, selle salvestuse, et ole hea, et jaga seda edasi Facebookis, et võib-olla see jõuab niimoodi õige inimeseni, kellel on praegu vaja kuulda seda lugu. Aitäh sulle! Aitäh!